Nii, nüüd me oleme õpilastele jaganud siis seda veebilinki, kus nad saavad selle koosolekuga ühineda. Tahame käivitada seda koosolekut, me saame siit klahvilt alustada, aga kui sa oled selle sättinud järgmiseks päevaks ja tuled siia keskkonda uuesti sisse, siis nii-öelda siin koosolekute all on siis varem toimunud koosolekud ja tulevased koosolekud. Ja siis mul ongi siin tulevane koosolek. Ma saan siit starti vajutada ja ta käivitub. Ma pean siit klikkima selle Zoomi avama. Natukene läheb aega. Nii, ja nüüd mul on aken siis siin lahti hüpanud. Ma tahan, et arvuti ja audio oleks ühendatud. Ja ma näengi, et audio on ühendatud ja ma tahan valida seda, et ma saan ekraani jagada. Klikin siia peale ja nüüd on erinevad asjad, mis mul arvutis lahti on. Mul on erinevad veebileheküljed siin hunnikutes lahti. Ma saan neid näiteks valida, kui ma tahan internetis midagi neile näidata, aga mina tahan teha tundi valge tahvliga. Klikin siia peale ja panen jagamise. Nüüd on minul siin tahvel. Ma saan siia joonistada. Siis ma saan siit tekstinupust võtta, ma saan trükkida siia. Siin on kustutuskumm ja siis on puhastamine. Võtan kõik näiteks ära. Ja mängige, katsetage ja kui nüüd siia ülesse minna, siit ma ei tea, kas see salvestaja praegust lindistab, aga kui selle tööriba ülesse minna, siis siit tuleb alla eraldi riba, kus saab valida eraldi aknast, kus on Manage Participant, et kui õpilased on sisse tulnud, siis sellele klikkides ta näitab siin õpilaste nimekirja ja ma soovitan õpilastele öelda, et nad tuleksid ainult eesnimega, et mida vähem nad internetikeskkonnas oma nii-öelda neid ees- ja perekonnanimesid praegust keskkondades panevad, seda parem see nii-öelda üldise soovitusena on, et eesnimest piisab, kui te teete kindla klassiga tööd. Ja siin on isegi näha siis, et praegust on minul mikrofon sees, aga kui õpilased siia tulevad, siis on ka näha, et kui õpilaste mikrofon on sees ja välja lülitatud, et õpilased saavad siin keskkonnas ka kohe otse rääkida. Ja ma ennem katsetasin, kuna ma panin linnukese sinna salvestamise alla, siis pärast selle koosoleku lõpetamist, et ma pean klikkima nagu jällegi siin selle tööriista riba üleval on nagu stop sharing ja siis järgmises aknas on, et ma lõpetan koosoleku, et siis automaatselt ta on selle salvestuse teinud ja ta küsib teie käest, et kuhu ta selle salvestuse paneb. Et siis te peate selle salvestuse koha valima, et teil põhimõtteliselt on see tund siis nii-öelda üles lindistatud ka, mis te siin keskkonnas tegite koos teksti ja videoga. Nii et jõudu katsetamiseks.